Kui sul on olnud kõhklusi ja sa soovid jah-ei vastust ükskõik mis küsimusele, siis äkki tänane ladumine annab sulle selgust. Seekord ma olen pakid valmis pannud, on 4 gruppi ja esimene kaart annab meile selge jah või ei vastuse. Ma meelega ei pannud siia võib-olla vastust sisse. Kui sa tunned, et see sind kõnetab, siis vaata edasi. Ja iga vastuse kaardi alla olen ma mõned oraaklikaardid ka veel pannud, et võib-olla natukene veel nõuandeid juurde panna. Grupid on siis järgmised. Grupp number 1 on siis sulegrupp. Ma ei oska öelda, mis linnukesega on tegemist. Pakuks välja, et see võib mõni hakk või selline olla, kelle suleke mul siia on sattunud. Grupp number 2 on siis karikagrupp. Grupp number 3 on selline grupp, kus on selline väike pussnuga. Näitan teile täiesti käsitöö, minu vanaisa tehtud. Võib-olla märksõnadena 4 lehega ristikhein, hamburimärk ja see käepide, mis on lennukiklaasist tehtud. Äkki see seostub millegagi ja aitab sul valikut teha. Grupp number 4, sõrmuste grupp. Aga tegemist on ühest puust välja voolitud 2 sõrmusega, mis on omavahel niimoodi ühendatud, et neid ei saa lahutada. Tegemist on justkui lõpmatuse märgiga. Ka see on käsitöö, minu abikaasa tehtud. Nii, kui sa veel tunned, et tahad valida, võid pausi peale panna. Mina hakkan siis gruppe tõlgendama. Alustame grupist number 1 ehk sulegrupist. Langenud sulg. Võib-olla on sul tunne, et su tiibu on kärbitud. Või samas võib see ka enese väljendamisega seotud olla, sest sulg on sageli ka kirjutamisvahendina sajandeid kasutusel olnud. No vaatame, mis on siis sinu vastus küsimusele, jah või ei küsimusele. Sulegrupi vastus on jah. Tõmban siit ühe kaardi veel, kuid tuleb hoiatus stopp. Vastus sinu küsimusele on jah, aga tõmba pidurit. Sa ei tea veel kõiki nüansse. Ja teadlikkus, kristallselge visioon on puudu. Sa ei tea, mis on tegelikult selle olukorra taga. Ja see tuleb nii võimendatult välja, et juba 3. kaart rõhutab teadmised. Midagi on sinu eest varjul. Nii. 2 ja hele rott. 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 2 ja hele
jällegi see valge rotikene oleks justkui valguse käes. See tumedam rotikene ei paista üldse silma. Ja see valge ei vaata ka sinnapoole, et näha, et midagi on peidus. Sa ei tohi oma otsusega kiirustada. Sa ei tohi otsustada siiski enne, kui kõik varjatu on päevavalgele tulnud. Lase oma unistused lendu, kujutlusvõime on kaart, mis võib viidata sellele, et sa oled üht-teist, mida sa täpselt ei tea, enda jaoks ehk ilusamaks mõelnud. Vastus sinu küsimusele on küll jah, aga kaalu hoolega, kas see on tegelikult see, mis sa vajad. Sest sinu inglikaartide sõnum on hinnaline aeg. Ajahaldjas soovib, et kogeksid iga hetke täiel rinnal ja kasutaksid oma väärtuslikku aega kõige paremini. Ära raiska ka teiste aega. Ära raiska oma aega asjatu ootamise peale. Kõik tuleb sinu ellu õigel ajal ja õigel viisil. Ära kiirusta sündmusi takka, sest sa ei tea, mis on nende taga tegelikult. Nii, see oli siis sulegrupi sõnum. Teiseks karikate grupi sõnum. Võib-olla sind huvitab ka, et siin karika peal on elevandikesed. Ja üks väike poiss, kes astub elevandi juurde ja püüab teda puudutada, aga elevandile see ei meeldi. Ja ainult üks väike poiss on siin pildi peal elevantidega koos. Väga huvitav, ma ei olegi seda pilti siin karika peal niimoodi vaadanud, et ma ei tea, aga ta vist ei paista siia kaamerasse, mul on valgus ka vist natuke nõrk. Kahjuks selle grupi vastus küsimusele on ei. Vaatame, mis me täpsustuseks siia saame juurde. Järgmisel kuul ehk midagi saab selgeks järgmisel kuul. Harmoniseeri, lase oma hingevalgusel särada. Sisetöö ja enese tasakaalu leidmine on vajalik. Ja mida ma just ütlesin? Siin kaardi peal on kaev. Olete te kunagi päris kaevu vaadanud ja näinud oma peegelpilte sügaval vees? Lapsena mõtlesin, et kaevu vaatamine on just nagu oma hinge vaatamine. See on nagu portaal sinu tõelise mina juurde. Millegipärast on siin ämber uppi läinud. Kaevurakked on katki, tegemist on maha jäetud kaevuga. Võib-olla sa ei ole ammu enam mõelnud selle peale, mida sa tegelikult tahad. Võib-olla sind see ei kurvastab, aga kas see, mida sa tahtsid, oli ka see, mis on sinu jaoks parim? Võib-olla selle ei toob sulle mingisugune kiri või teade, mis võib sind algul kurvaks teha.
jah, sul tuleb millestki lahti lasta. Mingid emotsioonid tuleb endas vabastada. Aga haljakaart ütleb, et kaitse oma unistusi. Oled oma kallite unistuste valvur ja nad on sinu hoole all kaitstud. Hoia neid oma südame lähedal, kuni oled valmis nad vabaks laskma. Ehk siis, kui sulgub sees mõni uks, siis kusagil avaneb teine. See teine võimalus on võib-olla sinu jaoks hoopis parem, kui sul esialgu tundub. Selle grupi teemaks on lahtilaskmine, sisetöö, oma alateadvuse kaevu vaatamine. Ja tundub, et kui sa seda täiel määral teed, siis järgmisel kuul on siiski mingit lahendust oodata. Grupp number 3 on see terav grupp, kes valis siis selle pisikese pussnoa. Ainueksemplar, teist sellist maailmas ei ole mitte ühtegi, sest see on käsitöö. Võib-olla see, et selle tegi minu vanaisa või vanaisa sõnana kuidagi seostub sinu jaoks. Ja selle grupi vastus on jah. Ükskõik mida sa mõtlesid, siis lõpeta küsimine, kaardid ei vasta sulle sellele küsimusele täiel määral niikuinii. Kõik on sinu enda kätes. Lase nüüd see soov lendu, et see saaks täituda. Sisetööna pead õppima maandust, tasakaalu hoidmist, vaimsuse ja materiaalsuse tasakaalustamist. Siis tuleb küllus. Siis tuleb küllus, mis on sinu ellu määratud. Vau, kes see meil on? See on mingisugune mardikas. Mis sinul mardikatega seostub? Minul tuleb millegipärast kohe Vana-Egiptus meelde. Kuldne mardikas. Mõtle, mida see märksõna sinu jaoks tähendab. Minu jaoks on need salajased teadmised, aga samas ka salajased alateadlikud mõtted, mis sibelevad peas ja ei anna rahu. Julge käia oma teed. Julge olla eriline. Ükskõik missugune sa ka välja ei näe, ükskõik missugune sinu tee, ära kunagi oma teed häbene. Ja haljakaartidest tuleb sisemine sära. Välimus on petlik, tõeline ilu särab seestpoolt ja sul on aeg särada. On aeg olla enesega rahul ja paljastada oma tõeline ilu. Selline sai teise grupi ladumine. Vabandust, 3. Võib-olla sinu jaoks on number 2 oluline, miks ma ütlesin praegu teise. Või oli see sinu teine valik? Ma ei tea. Võta seda täpselt nii, nagu sulle tundub. Usalda oma intuitsiooni. Kui sa valisid sõrmused, need peaksid olema
putukast tehtud, käsitsi voolitud armastuse, igavese armastuse sümbol. Kuigi kaart ütleb ei, ma ei tea, mida sa küsisid, siis täpsustav kaart ütleb, anna võimalus eile, anna võimalus sellele, et kõik ei lähe nii, nagu sa plaanid, sest võib-olla ootab sind ees midagi palju ilusamat ja helgemat, kui sa oskaksid unistada. Missioon on täidetud, tere tulemast koju. Midagi on sinu elus lõppenud. Kas see on rahu ja koju jõudmise rõõm, lõpetatuse tunne või lein, milleski lahti laskmine. Sõltuvuste kaart viitab pigem sellele, et sa oled kuhugi takerdunud. Sa oled mõnda soovi nii kinni jäänud, et see ei võib tekitada sinus väga tugevaid tundeid. Ma ei tea, tahan millegipärast öelda, et hoia alkoholist eemale. Nii, aga tuleb selline ilus kaart, kus on peal kotkas, varblane ja paabulind. Kes neist oled sina? Milline neist oli sinu soov? Kas kotkana lendu tõusta? Paabulinnuna särada? Või olla tavaline varblane? Näha elu reaalselt, nii nagu see on, elades hetkes. Milline oli sinu valik või milline on sinu valik? Oleme omavahel seotus. Sinu mõtted võivad tekitada sõltuvust ja seoseid, millest on raske lahti lasta. Linnud nendel piltidel on kõik lennuvõimelised. Ma arvan, paabulind ikkagi. Võib-olla ei ole ka, ma ei oska öelda. Uuri välja, kas paabulind on lennuvõimeline lind, kui kaugele ja kõrgele ta lendab. Ma ei tea, äkki see oli sinu jaoks oluline. Ja halja kaartidest on väga ilus kaart. Nii. Usu maagiasse. Maagiasse selles mõttes, et ava oma silmad ja näe maagiat, mis on kõikjal ümbritsevas looduses. Põhjavalguse haljas ütleb, et kuna sa oled osa loodusest, oled sina ka oma loomult lihtsalt maagiline. See ei avab sinus ja sinu elus teised uksed. Lase vabaks, ära klammerdu. Täna siis selline sõnum. Kui sul sellest abi oli, on mul hea meel. Anna sellest mulle teada ja telli mu kanal. Kohtumiseni järgmistel kordadel.